Nii, tere hommikust. Ma olen siin oma armsa, armsa sebraga. Sebra tahtis mõtiskleda oma investeeringute teemal. Sebra teatavasti on väga võimas börsihai. Ta murrab oma pehme koonuga, nii et vähe ei ole. Ja sebra on hai, sest ta ei tunne ühtegi numbrit ega arvu ega oska midagi. Sellepärast tal on väga hea seal olla, tal on väga mugav, ta ei tunne midagi halba. Ja sebra palus, et ma kommenteeriksin siis, et investeering on edasi. Sebra teatavasti investeerib iga päev Sebra ja Piret 500 indeksisse 2 eurot igal turupäeval, mitte iga päev, jah. Sest praegu on meil nädalavahetus, praegu on pühapäev, turg on kinni. Ja mis me alustasime siin jah, et mina andsin talle kõigepealt 30 eurose, andsin talle 30 eurot kingituseks ka, siis ma olin hea, aga siis ma läksin kohe punaseks. Sebra, ära hammusta mind, palun. Ja siis Sebra ise siis iseseisvalt investeeris edasi veebruarist. Siin oli väike korrektsioon, mis Sebrat eriti ei huvitanud. Ja siis praegu on kõik jälle heaks läinud ja muidugi korrektsiooni ajal saime siis odavamalt Sebra ja Piret indeksit. Sebral on praegu kogunenud turuväärtus 181,07 eurot. Tõus on olnud alates veebruarist 15,07 eurot ja 9,07%. Swedbanki rahakogu annab 1,75% miinus maksud. See siin on investeerimiskonto, nii et maksud on siis, kui ma võtan rohkem välja, kui sisse panen, nii et see on isegi veel rohkem, kui ta siin on kirjas. Ja LHV-l on vist ka mingi kogumiskonto 1,65% miinus maksud. Nii et ma ütleksin, et Sebra lööb suure osa Eesti Vabariigi elanikest üle, et on väga-väga tubli olnud. Ja kuna Sebra tublidus muidugi vaimustas mind, eriti tema vapper käitumine selle korrektsiooni ajal, kui Sebra sööstis pea üksinda kuristikku, siis ma tegin Sebrale kingituse ja ta investeerib oma toimetuleku toetust, mida maksan mina, jah, sest tal ei ole endal üldse raha, vaene loom. Ja. Ma tõstsin ta toimetuleku toetus, mis tal oli, enne oli tal 2 eurot turupäeva kohta, tõstsin toimetuleku toetuse 5 euroni turupäeva kohta. Jee! Tubli Sebra. Ja see Sebra tahtis jätkata, nii et praegu tal on see, eks ju, see State Streeti Sebra ja Piret 500, aga me tegime nüüd hiljuti, siis aitasin Sebral roboti abiga uue programmeerida, sest Sebral on ka see probleem, et see on siin peaks olema Xetra, see peaks olema Frankfurdis see asjandus, jah. See Sebra käparada, jah. Aga sellega on see, et ma ei saa Sebral saata iga päev Frankfurti 2 eurot ka pea vahel, et need pangad astuvad talle peale midagi ja see on väga kole, väga kole. Ja siis ma mõtlesin, et me teeme ikkagi robotiga, et robot teeb selle asja ära, et robot on siis nagu Sebra alluv. Ja valime, siin on üks robot, kes siis ostab iga päev talle kell 10:25 hommikul. Ja siis me programmeerisime teise roboti veel, näitan sen, peaks see olema, jah. Vaat, et kuna Sebra oli nii tubli, siis ma andsin talle nii, et siia ta investeerib igal turupäeval nüüd 3 eurot. Et see on talle nagu tubliduse eest. Ja alustasime nüüd sellega, seda ma ei andnud talle 30 eurot tervet fondi, sest ei saa looma liiga palju ka ära hellitada. Ei saa liiga palju ära hellitada. Mõtlesin anda, aga ei andnud. Ei annaks seal Sebra. Sa said selle Sebra ja Pireti, said 30 euro ja see läks punaseks ka, mul on halb õnn sellega. Aga sellega andsin nagu null fondi siis Sebrale. Ja siin on ta nüüd, siin on jah, nii on näha nagu vinka-vunka rohkem, see on kuufond, eks me alustasime vist 18. mai. Ja siin on nüüd iga päev ka investeerinud 3 eurot. Ja selle turuväärtus on praegu 15,17, millest ta siis 5 päeva juba investeerinud. Oi kui tubli Sebra sa oled, oi kui tubli, 5 päeva juba tööd teinud siin, jah. Ja ta on saanud 0,17 senti, mis on peaaegu 2 tühja pudelit, kui taarakorjega tegeleda, eks ju.
ja, ja, ja 0,17 senti, mis on siis 1,13% tõus. Ja siin on ootel. Ma kirjutasin oma märkused ka, et ma kirjutasin, et kuna mu armas Zebra, kes on ilma vereringe, hormooni ja tunneteta stoiline made in China, aga disainitud Saksamaal täistopitud mänguasi, on olnud suurepärane investor. Pangandus parem, siis tõstada toimetulekutoetust. Ja ostan osta.ee-s osatud kasutatud mänguasja toimetulekutoetust. Kõige tervem mõistus ei ole, jah. Nii, alates siis 8.05 on ametlikult, see on ametlik dokument Zebra. On Zebra toimetulekutoetus 5 eurot turupäeva kohta. Sellest läheb endiselt 2 eurot Zebra Piret indeksisse, 3 eurot hakkab minema Zebra Piret Y-isse või on see Y-Y, tegelikult on Y-Y. Ja miks on tegelikult Y-Y? Sest Y on, eks ju, see väike täht ja see suur täht on Y alati. Nii vähemalt mulle koolis õpetati. Tänapäeval lapsed seda enam ei tea, aga see on tegelikult jah, mis ei ole Y, see ei ole Y, see ei ole Y, see on YY. Ja, YI. Et läheb sellesse ja Zebra on teatavasti parim fondihaldur maailmas, kõige parem. Sest ta ei tunne ühtegi numbrit ega arvu, ta on lihtsalt kohal ja chillib. Zebra töö on see, et ta magab kuskil raamaturiiulis ja nohiseb seal ja kõik on korras. Tema tublidus selles siis Zebra Piret selles 500-s, jah, see ETF, see on ametlik nimi, ESPIL ETF, on olnud inspireeriv, mida tõestavad tema kabjajäljed graafikul languste ajal. Just, et languste ajal on näha, kes on tõeline Zebra ja kes on kloun. Zebral on turgudes savi, väga hea, on savi. Ta ei saa aru langudest ja tõusudest. Väga hea. Nii et Zebra, siin on nüüd see fondi tasu, teatavasti seal teisel oli meil 0,03. See on tegelikult, ma küsisin roboti käest, robotis tegelikult on veel madalam, et nad laenavad aktsiaid välja lühikeseks müümiseks ja siis annavad selle 70%, sellest kasumist mulle juurde, nii et tegelikult need tasud on siin natuke madalamad, aga see on maailmafond ja siin nad ei saa nii palju seda teha, et robot arvates välja, et tegelikult neil on 0,11. Aga nad alati natukene üritavad juurde anda. Kenad inimesed, väga kenad inimesed. Palju kenad ka meie panga olnud, kes ei ole kunagi meile midagi. Nii, vaat. Ja siis me tegeleme sellega. Ja. Et siin on näha ka meie ordereid. Noh, siin alustasime, eks ju. Mis me alustasime 18.05 ja nähed, kõik orderid on kell 10.25 päeval. Nagu robot on väga täpne. Ta ei kunagi tööle hiljaks. Ta ei ole selline, et ta tuleb 10.26, et sa vabandage, ma jäin hiljaks. See ei ole väga vaikne, rahulik töötaja. Zebra on tema vastutav isik, et Zebra on tema ülemus. Mina ei ole keegi, mina olen tankist. Nii, ja siis ta näeb välja selline, et siis see on selle maailma indeksi nimi. Need on 2 tükki, üks on MSCI ja teine on mingi FTSE ka. Me võtsime selle MSCI sellepärast, et vahet suurt pole ja me tahtsin, et oleks sama see Zebra Piret, see firma, see State Street, me oleme väga lojaalsed oma brändile. Nalja pärast, et ikkagi meie tähed oleks Vanguardil meie tähed, siis mõtleksime Vanguardi, aga siin on tegelikult see, et see 500 oli ikkagi väga hea selle aasta haldustasuga. Ja see on ka päris hea tegelikult, see 0,12 pole ka hullu midagi. Ja siin me näeme, et 0,011 ja nii edasi aktsiad, see on sellepärast, et ma saan murdosas, eks ju, meie terve aktsia hind on 268 eurot ja 80 senti. Me oleme nii vaesed, me ei suuda lubada sellist luksust endale. Ja siis tuleb selle murdosa 3 euro eest, eks ju. Ja siis järgmine päeva teise hinnaga juba, jah, siis on juba, näed, hind on tõusnud 270-20 ja me saame juba vähem natukene aktsiaid, jah. Kui langeb, saame jälle rohkem ja niimoodi. Siin jälle natuke langenud, teda mongerdab, eks iga päev natukene jälle niimoodi. Ja iga päev ta niimoodi teeb. Zebra jälle palus öelda, et meil pole siiani ühtegi sõpra. Nii et kui keegi tahab meie sõbraks hakata, siis näete, ühtegi sõpra meil ei ole. 0 sõpra, meil on 0 sõpra. Ja kui keegi tahab meie sõbraks saada, siis meil on lubatud, see on muudetud. Siin kunagi oli, et maksimum 3 sõpra kuus. Ma võin vanduda, et siin oli 3 sõpra. Ja nüüd on maksimum 5 sõpra kuus.
miks me järsku 5 sõpra on lubatud? Sebra, mida sa oled teinud? Kas sa oled olnud Lightyeariga ühenduses? Miks meil 5 sõpra tuleb? No, vahet on, kas meil on 3, 5 või 0,3. Niikuinii keegi meie sõbraks hakata ei taha. Me oleme siin passiiv-agressiivsed. Aga jah, noh, et kes keegi tahab proovida nagu investeerida nagu minu sõbra, et iga päev on mingi 2 või 3 eurot, eks ju. Et see on ikka raha, mida ei pane tähelegi, sest inimesed teevad igast totrusi selle sama raha eest. Siis nemad võiksid tulla meile sõbraks, et siis antakse meile 10 kuni 100 eurot. Ma ei tea, palju meile antakse, tõenäoliselt meile antakse ainult 10, sest me oleme hästi mõttetud isikud. Aga võib-olla antakse 11 eurot näiteks või 12 ja mõlemale pannakse, nemad saavad ka. Nii, kui keegi tuleb meile sõbraks selle koodiga, see on siis võimalik. Vaat, aga suur tänu siis mu sõbra mõtisklust kuulamast ja loodetavasti näeme varsti jälle. Nii, kuidas ma siit välja saan.